kaitsta. Kõik nahkhiired, kes Euroopas on, kõik väikekassitiivalised, keda Rauno meile nimetas, et see käsitiivaliste seltskond võib jagada suur- ja väikekäsitiivalistest, siis väikekäsitiivalised kõik on Euroopa Liidus range kaitse all. Nii et siin ei ole küsimust. Eestis on siis kõik Euroopa Liidu direktiivi järgi kõik kaitse all. Kõik nahkhiired olenevad sellest, kas meil on nad teada või ei ole teada. Niipea kui me nad teada saame, nad peaksid olema ikkagi kaitse all, sest nad juba Euroopa Liidus on. Aga meil Eestis on looduskaitseseadus, mis läheneb natukene asjale teistmoodi ja ütleb, et teatud määrusega peab olema siis liiginimestik, kes on kaitse all, määrusega vastu võetud. Ja liiginimestikku muidugi ei tehta iga päev muutusi ja isegi iga aasta ei tehta sinna muutusi. Ja seetõttu on Eestis teadaolevatest liikidest 12 liiki kaitse all ametlikult niimoodi teises kategoorias. Kõik on lihtsuse huvides teises kategoorias. Ja 2 liiki on siis sellest nimestikust välja jäänud, aga praktiliselt see vist mingit suurt segadust ei tekita, sellepärast, et need on ikkagi niivõrd haruldased liigid, et meil ei ole nende kolooniaidki veel leitud, kes siis selle 12 liigi hulka ei kuulu. See on siis laikõrv, Euroopa laikõrv, kes on Lätis ja teada, et seal on kolooniad ja nii, ja siis väike videvlane on ka Eestis, kes lendab ilmselt Eestisse aeg-ajalt sisse, aga mis ta Eestis täpsemalt teeb, ega me ei täpselt ei tea. Aga ohustatus on siis see asi, mille tõttu nahkhiired üldse kaitse alla on võetud. Kui nad ei oleks ohustatud liigid, siis loomulikult ka Euroopa Liidus ei oleks ju hakatud neid panema sinna direktiividesse ja ei tegeldaks nendega nii looduskaitse vallas. Aga kui me teame nahkhiire ökoloogiat täpsemalt, siis me saame aru, et loomulikult nad on ohustatud liigid. Ja on teatud faktorid, mis seda ohustatust meile näitavad või võrreldes teiste loomarühmadega, siis nahkhiirte ohustatust suurendavad. Ja need lühidalt siis võiks nimetada ära ka. Ma arvan, et need on 3 põhilist asja. Nahkhiirte koloniaalsus, nahkhiirte sõltuvus praeguses maailmas eelkõige inimtekkelistest elupaikadest või varjepaikadest, kui täpsem olla. Ja nende aeglane sigimine, nahkhiirte aeglane sigimine. Nii et vaataks neid ohustatuse aspekte lähemalt. Aga jah, tegelikult ühest asjast tahtsin ennem rääkida. Nahkhiired ei ole muidugi Eestis võetud kaitse alla alles siis, kui me Euroopa Liitu astusime, vaid nad on kaitse all juba hulga varem. Võeti nahkhiired looduskaitse alla 1958. aastal. Ja tegelikult juba enne teist maailmasõda 30. aastatel oli küllaltki kõrgel tasemel loodusuurijate poolt sõna võetud, et nahkhiired peaksid olema kaitse all. Aga minu teada kuidagi ei jõutud niimoodi liikide kaitse alla võtmisele selles 30. aastate Eestis. Räägiti sellest rohkem. Ja järgmine tähtis verstapost Eestis on see, et meil võeti 1989. aastal kõik suured nahkhiirte talvituspaigad kaitse alla. Need olid siis vanad kaevanduskäigud Piusas, Ülgasel ja paljud sellised sõjalise otstarbega tunnelid, mida põhiliselt teatakse
niinimetatud Peeter Suure merekindluse kaitseehitiste nime all. Aga nendest kõik tegelikult ei võetud kaitse alla tollel ajal. Aga järgmine tähtis muudatus oli see, et osa nendest talvituspaikadest võeti koguni looduskaitsealana kaitse alla. Piusa Koobastiku looduskaitseala moodustati 1991. Hiljem on kaitse-eeskirja või kaitsekorda niimoodi muidugi veel muudetud ja täpsustatud. Samamoodi tehti ka Ülgase looduskaitseala hiljem, aga see on siuke esimene daatum siis 1991, kui Piusa moodustati. Ja nüüd Euroopa Liitu astumisega tuli päevakorrale ka Natura alade moodustamine tiigilendlase kaitseks, sest tiigilendlane on just nagu ma mainisin selles loodusdirektiivi teises lisas, mis siis tähendab, et tema kaitseks tuleb neid Natura alasid välja valida ja kehtestada ja see töö toimus aastatel 2000–2003. Nii et ja järgmine tähtis asi muidugi looduskaitse vallas oli see, et ka Eesti ühines Europätsiga, mis on siis selline riikide vaheline. Tegelikult selle öeldagi, et otseselt peaksid selle lepinguga liituma riigid, vaid võivad ka mingid muud struktuurid põhimõtteliselt muutuda, aga reaalselt on ikkagi tegemist riikidega, et kes selle rahvusvahelise lepinguga liituvad, need võtavad siis endale teatud kohustused nahkhiiri kaitsta, nahkhiirte kaitset edendada. Ja seda võib lühidalt eesti keeles nimetada ka nahkhiirte kaitselepinguks. Aastal 2004 siis Eesti sellega liitus. Aga tulles tagasi nüüd nahkhiirte ohustatuse juurde, siis üks aspekt on nahkhiirte aeglane paljunemine. Nahkhiirte bioloogia on selline, et nendel ei saagi parema tahtmise puhul olla suur pesakond nii-öelda. Kui me teame, et närilistel on suur pesakond, eks ole, korraga sünnib suur arv poegi, siis nahkhiirtel oleks väga raske nende poegadega toime tulla. Nad peavad ringi lendama ja peavad just väikeste vastsündinud poegadega koos ka lendama, nii et see oleks võimalik, kui oleks suur arv poeg. Nii et reeglina, siis, nagu ma enne ka juba ütlesin, lendlastel on üks poeg, suurkõrval võib ka vahel 2 poega olla, aga enamasti on üks. Pipistrelluse liikidel, need on neid parginahkhiir, kääbusnahkhiir, pygmeenahkhiir, kes on kõik rändliigid. Nendel on sageli 2 poega. Harv juhus, kui on 1 poeg. Nii et siin avaldab mõju see oht rännetel ilmselt, mida kompenseerib siis see liik sellega, et poegade arv on natuke suurem. Põhjanahkhiirel on ka tihti 2 poega, aga kirjanduse järgi ka vahel ka 1 poeg. Vahel see sõltub ka sellest, kuidas aasta on, kuidas ilmastik on ja võib ka olla ilmselt see, et kuigi sünnib 2 poega, siis 1 hukkub ja ei lennuvõimestu. Hukkub varasest noorusest. No suurvidevlase kohta, kes on hea kiire lendaja ja ka rändliik meil Eestis. No tema kohta arvatakse, et tal on 1 poeg, harva 2 ja vahel isegi 3. No see on siukene teema, et kui palju on liiki uuritud. Võib-olla teistel liikidel ka vahel
võib avastada neid kolmikute sündimist. Hõbenahkhiirel on ka 2 poega, ta on ka rändliik üldiselt ja talvel on ta ka väga imelikes varjepaikades Eestis, nii et võib-olla ta on ohustatud selle tõttu, et tal alati see talvel ei lähe õnneks üle talve elamine ja selle liigil võib-olla siis ka kompenseerib. Ökoloogiliselt peab kõik tasakaalus olema, kompenseerib see, et on natuke rohkem poegi keskeltläbi. Aga jah, pojad siis nahkhiirtel lennuvõimestuvad ka 3-4 nädala vanuselt, nii et see on küllaltki pikk aeg, mis pojad peavad olema kuskil varjepaigas. Ja varjepaikadena looduskaitselises mõttes varjepaika tüüpidest kõige olulisem on minu meelest poegimiskolooниate või ka vahel öeldakse sigimiskolooниate varjepaigad, mis on tihti puuõndsustes, aga ka hoonetes mitmesugustes. Hoonetes, kus on piisavalt kõrge temperatuur, et pojad saaksid areneda. Ja nahkhiirte ohustatust mõnes mõttes näitab ka see, et kui suur eri riikidel on see poegimiskoloonias olevate emaste loomade arv. See näitab mõnes mõttes liigi koloniaalsust, liigi kalduvust koguneda kokku üksikutesse kohtadesse. Me teame loomulikult, et need on olulised kohad nahkhiirtele, me peaksime neid kaitsma. Samas me ka saame aru, et need riigid, kes on rohkem koloniaalsed, nagu siin nimestikus siis näitena toodud tiigilendlane, kellel ka Eestis on leitud poegimiskoloonia Saaremaal, kus oli üle 400 looma, vanalooma, vana täiskasvanud emaste arv, siis näitab seda koloonia suurust, sest kui pojad sünnivad, siis koloonia suurus muidugi muutub suuremaks. Nii et tiigilendlane ilmselt siis on teistest liikidest rohkem ohustatud ka selle tõttu, et ta on rohkem koloniaalsem. Suurkõrv jällegi on küllaltki väikeste kolooniatena ka Eesti suurkõrvaks, keda kutsutakse ka pruunsuurkõrvaks, kui tahta kindlalt näidata, et mis liigiga on tegemist. Euroopas on ka teisi suurkõrva liike, hall suurkõrv ja nii edasi. Nii et suurkõrval jah, on kõige väiksemad kolooniad, poegimuskolooniad Eestis ja tiigilendlasel teadaolevalt kõige suuremad ja teised liigid on seal kuskil vahepeal. Ja need arvud siin sulgudes on ka vahel mujalt kirjandusest leitud, nii et Eestis vahel võib-olla arvestades seda, et me oleme nii kaugel põhjas, võib-olla näiteks Põhjanahkhiirel 60 vana loomaga kolooniat meil väga tihti ei ole. Võib-olla ei ole üldse. Suurkõrv 50 looma ma ka ei tea, ma ei ole kunagi loendanud nii palju. Võib-olla mõni teine on loendanud Eestis, aga mina ei tea. Aga siis, mis nahkhiiri niimoodi ohustab, kui nüüd natuke täpsemalt vaadata? No Eestis just. Eestis kindlasti talvituspaikade, eriti suurte talvituspaikade hävimine või häirimine nendes või mingi muu tegur, mis teeb talvituspaigad nahkhiirtele vähe sobivaks. Ja nad tegelikult sellised kohad võivad muutuda ka ökoloogilisteks lõksudeks, et nahkhiired lähevad sinna talvituspaikadesse, aga nendel on seal väga vilets olukord ja palju isendeid hukkub või siis nende elujõulisus nii-öelda väheneb. Ja ma ütlen, et see loetelu, mis ma tegin, ei ole nüüd võib-olla päris nii-öelda tähtsuse järjekorras või mis praegu on kõige suurem oht nahkhiirtele just Eestis.
ega meil ei olegi täpselt nii palju andmeid, et me seda järjestust saaksime täpselt teha. Ja sellepärast võtke seda lihtsalt sellise nimekirjana, mis ei ole päriselt järjestatud. Nii et ma arvan, et pargid ja puiesteed ehk alleed, mis on tihti mõisaparkide juures, need on ju nahkhiirtele olulised, sest seal on vanad puud esindatud. Et see on üks elupaiga tüüp, kus nahkhiired on ja aina rohkem ja rohkem selliseid kohti saab nii-öelda rekonstrueeritud või inimese mõttes korda tehtud. No mis tihti tähendab seda, et palju vanu puid võetakse maha. Muidugi nahkhiirte poegimiskolooniad on väga tihti ka hoonetes. Ja kui neid hooneid remonditakse ja ehitatakse ümber, siis nahkhiirte poegimiskolooniad vahel satuvad otseselt ohtu, otseselt loomad hukkuvad, aga tihti ka see mõju ei ole nii otsene. Lihtsalt see hoone muutub teistsuguseks ja järgmisel aastal nahkhiired enam ei saa seda hoonet kasutada. Nendele enam see ei sobi. Selliseid näiteid on väga palju. No näiteks kiriku katus vahetatakse ära. On muidugi kirikul vaja katust vahetada, aga kahjuks enam nahkhiirtele see kirik pärast seda enam ei sobi. No metsaraiest on väga palju juttu olnud. Kahtlemata see nahkhiiri ka mõjutab, aga ega me väga täpselt ei tea, kui suur mõju sellel on. Võib-olla parkides puude raiumine on nahkhiirtele isegi suurema mõjuga kui metsade raiumine. Aga kindlasti sellel on mõju. Uus oht on ka tekkinud nahkhiirtele viimaste, kuidas nüüd öelda, viimase 20 aasta jooksul Euroopas ja ka mujal maailmas, et nahkhiired hukkuvad tuuleturbiinides, tuuleparkides, lennates siis lähedalt mööda liikuvatest turbiinilabadest või otseselt kokku põrgates nendega. Ja hukkumine liikluses. Eks nendes riikides, kus liiklus on intensiivsem, rohkem kiirteid, on see suurem probleem ja võib-olla Eestis nii suur ei ole, aga küllaltki hoiatav on uuring, mis tehti Soomes, kus leiti meie mõistes suhteliselt tavalistest maanteedelt ka hukkunud nahkhiiri päris hulgaliselt. Kui selle teemaga tegeleda ja otsida nahkhiiri varahommikul, siis neid tuleb välja, et leiab ka meie põhjamaises maastikus. Eesti ja Soome. Lõuna-Soomes tehti uuring. Eesti ja Lõuna-Soome on küllaltki võrreldavad. Nii et ilmselt see on ka Eestis teatud probleem, aga meil ei ole seda keegi uurinud. Meil on ainult üksikud teateid, et keegi on auto iluvõra vahelt näiteks leidnud surnud nahkhiire. Ja kogu maailmas on räägitud sellest, et putukate arv hakkab vähenema, putukate arvukus ökosüsteemis. Kindlasti sellel on ka suur mõju nahkhiirtele. Ja lisaks muidugi viimasel ajal päevakorda tulnud valgustamine. Ma arvan, et 20 aastat tagasi see ei olnud nii suur probleem, sest lihtsalt valgustatud alasid oli vähem. Vähemalt meie piirkonnas siin Eestis. Aga valgustust ikka lisandub juurde ja juurde. Näiteks ma arvan, et 20 aastat tagasi praktiliselt Eestis mõisaparkidest oli väga väike osa valgustatud. Nendes ei olnud pandud laternaid, et valgustada pargiteid, aga nüüd
tihti seda tehakse ja tihti paigaldatakse ka prožektoreid, mis valgustavad mingeid turismiobjekte. Aga kui seal on näiteks valgustatud kirikus oli nahkhiire poegumiskoloonia, siis kui ta on eredasti valgustatud, see koloonia jäetakse kindlasti maha või koloonia varjupaik, kui oleks öelda. No on püütud ju ka Eesti liikide, nahkhiire liikide asurkonna suurust hinnata, aga kuna meil on küllaltki vähe andmeid nahkhiirte leviku kohta, siis need hinnangud on väga ligikaudsed, aga no mingisugune hinnang on ikkagi parem kui üldse mitte hinnata ja kuidas selline hinnang on tehtud, Mati Maasing on selle teinud. No eks see ole niimoodi, et mõeldes oma kogemustele, kui palju on ühe või teise liigi poegumiskolooniaid teada, kui palju on suudetud talvel nahkhiiri kokku loendada talvituspaikades mõne liigi puhul, see annab mingisuguse võimaluse seda asurkonna suurust hinnata. Rändliikide puhul muidugi seda teha ei saa. No ja siis tuleb vaadata neid andmeid, mis on teada ja proovida vaadata Eesti kaarti ja mõelda, kui palju selliseid elupaigatüüpe võib üldse kogu Eestis olla ja proovida nii-öelda ekstrapoleerida. No, nii on need numbrid saadud, aga rõhutan veel kord, need on väga ligikaudsed. Nii et vaieldamatult tuleb öelda, et põhjanahkhiir Eestis on kõige tavalisem liik ja tavalised liigid peaksid olema veel 3 liiki: veelendlane, parginahkhiir ja suurkõrv. Nii et teised liigid tõenäoliselt on väiksema arvukusega. Mõnel liigil võib-olla see asurkond on ainult paarisaja isendi suurusjärgus. Ja rändliikide puhul võib ka see huvitav asi olla, et iga aasta nad üldse ei saabu Eestisse poegimisperioodiks samal arvul. Mõnel aastal olenevalt siis aasta ilmastikust saabub neid vähem ja mõnel aastal rohkem. Parginahkhiir kindlasti on selline ja arvatavasti see kääbus nahkhiir ja tema paarisliik või teisik-liik pügmee nahkhiir ka. No räägiks nüüd nahkhiirte varjepaikadest. Teada on ju, et Eestis on olnud väga palju mõisaid sellel ajal, kui meil siin need baltisakslased elutsisid. Aga juba ammu sakslasi Eestis ei ole. Mõisad on hoopis maha jäetud ja nii nad lagunevad. Kunagi mingil hetkel olid kindlasti sellised mõisavaremed nahkhiirtele väga headeks talvituskohtadeks, talvituspaikadeks, aga mida rohkem nad lagunevad, seda kehvemasse seisu need kohad satuvad ja meil on oht, et nahkhiirtele neid sobivaid kohti talvel jääb aina vähemaks ja vähemaks. Ja samamoodi on ka nende mõisaparkidega, seal on põhjused küll teised, aga ka nendes elupaikades toimuvad, suvistes elupaikades toimuvad muutused. Mõisadega on toimumas nii talvel kui ka suvel nahkhiiri puudutavad muutusi. No siin näiteks üks kelder. No miks just, ma siin seda näitan just sellepärast, et mõisadega
koos üle terve Eesti on levinud ka suuremat tüüpi keldrid. Selge see nahkhiirtele, eriti teatud liikidele, sobivad just suurema kubatuuriga keldrid, sest mida suurem kelder, seda stabiilsem on seal temperatuur, õhuniiskus, nii edasi. Aga loomulikult keldrid on ka sellised objektid, mis jäävad kasutusest välja. Eks esimene muutus oli see, kui mõisad enam ei kuulunud mõisnikele ja mõisad jagati ja keldrid jäid siis vahel üldse tähelepanuta, vahel jäid kasutusest välja, aga siiski nõukogude ajal paljusid keldreid veel maainimesed kasutasid, isegi siis, kui need keldrid otseselt neile ei kuulunud, aga oli tegemist kuskil mõisa läheduses ühe hea hoiupaigaga ja ta oli kuidagimoodi omavahelises mingisuguse kokkuleppe alusel siis kellegi kasutuses. Ja siin on näha seda, et mitte alati see inimtegevus ei häiri nahkhiiri või ei ole tal nahkhiirtel negatiivne, vaid vahel on just vastupidi, et kui inimtekkelist objekti kasutatakse edasi, see on nahkhiirtele oluline ja positiivne, aga kui kasutus jääb ära, tulevad, eks ole, levivad sügavkülmikud ja nii edasi, lihtsalt keldreid ei ole enam vaja, siis jäävad keldrid unarusse, kõigepealt kaovad sealt eest uksed ära, siis hakkavad juba varisema ja selge on see, et ilma ukseta kelder ei ole nahkhiirtele nii hea varjepaik talvel üleelamiseks kui ikkagi uksega kelder, kus veel keegi jälgib, mis seal toimub ja ka see karturid läbi ei külmu ja nii edasi. Nii et siin on jah, Liikvala kelder on ka üks mõisakeldritest, mis on sellisesse õnnetusse olukorda jäänud ja nahkhiirtele kahtlemata enam ei ole nii sobiv, kui oli kunagi. Meil on Eestis üks huvitav lendlase liik, see on natereri lendlane, kes on talvisel ajal teada eelkõige just mõisatest ja nendest niinimetatest mõisa jääkeldritest. Näiteks Haimre mõisast on see liik teada juba ammu aastakümneid, ta on kogu aeg seal olemas, mõisakeldrist võib teda alati leida. Huvitav on see, et kesktalvel teda tihti ei leia, aga ilmselt on tegemist sellega, et talve keskel ta poeb mõisakeldrites väga sügavatesse kivide vahelistesse pragudesse ja lihtsalt on raske leida. Sügisel on teda, sügistalvel on teda kergem mõisakeldritest leida. Ja kuni viimase ajani seda liiki suurtest maa-alustest koopatüüpi talvituspaikadest Eestis oli teada ainult üksikjuhtudel. Üle mitmekümne aasta üks juhus Viusast ja üks juhus Ülgase koopast ja nii edasi. Lihtsalt üksikjuhud. Nüüd on tulnud viimastel aastatel Vääna kanti sinna Peeter Suure merekindluse käikudesse see liik, aga teda on ka seal umbes niimoodi 5 isendit. Nii et selle liigi talvituspaiku ilmselt me kõik üldse ei tea, kus nad Eestis on. Ja eks need talvituspaigad ole ohus, eriti sellel liigil. Siin pilt nüüd sellest, mis toimunud on Eesti mõisaparkides ja see on kestnud juba ilmselt 20 aastat vähemalt või mitte rohkem. Selline intensiivne raie ja tihti just nimelt meelega raiutakse välja õõnsaid puid. Hea, kui raie toimub
talvisel ajal, siis loodame, et külm ajab nahkhiired õõnsustest välja ja neid seal ei ole sellel hetkel sees. Aga kui raiet tehakse siis, kui nahkhiired võivad õõnsustest sees olla, siis see on veel hoopis halb. Nii et soovitada, mina olen soovitanud, kui on vaja ikka parkides õõnsaid puid langetada, siis tuleks seda teha talvel peale korralikke külmasid, kui ikkagi on olnud õhutemperatuur niimoodi ööpäeva keskmine üle -10 ja mitu päeva, aga me näeme, et kõikidel talvedel ei olegi selliseid tingimusi. Nii et siis on oht, et mõned nahkhiired ongi puuõõnsustes talve läbi kevadeni välja ja raiumine neid otseselt võib vigastada. No lähem pilt on ka, et kui nüüd vaadata mõnda sellist raiutud puud, õõnsus on lõhki saetud, siis on väga kerge teha kindlaks, kas seal on olnud nahkhiiri või mitte. Kui te näete selle materjali sees selliseid junnikesi, mis on väga hiire junnikese sarnased, aga ikkagi teatud määral erinevad selle tõttu, et seal on väga palju putukate kitiinosasid ja sellised läikivad osakesed paistavad välja, siis on tegemist nahkhiire väljaheidetega. Ja kui üldiselt reeglina, kui kuskil prao vahel või õõnsuses on terve kiht selliseid väljaheiteid, siis need on alati nahkhiire väljaheited. Ma ei ole küll leidnud, et mõni muu näriline et mõni väljaheiteid sellisel arvul. Mõni juhuslikult võib sinna natukene käia tegemas, aga enamasti need on kõik väga kindel tunnus, et on nahkhiirtega tegemist. No Eestis on muidugi olemas veel hulk huvitavaid ehitisi, mis on mingitest sõjaaegadest jäänud meile, mis sisaldavad igasuguseid maa-aluseid või poolmaa-aluseid ruume, kus siis talvel võivad olla nahkhiired talvitada seal, aga nad võivad olla ka seal mingitel muudel aegadel. Üldiselt nahkhiirtele meeldib tutvuda ja käia lendamas sellistes ruumides. Näiteks suurkõrbeid tihti, ka muul aastaajal, näiteks kas või kesksuvel, öisel ajal, keldrites või mingites maa-alustes käikudes ringi lendamas. Tutvub nendega, võib-olla ta jätab endale ka meelde seda, et kus siis talvisel ajal olla. Aga suurkõrv ka leiab teatud aegadel seal endale toidupoolist. On seal teatud liblikaliigid, keda võib sealt püüda, suurkõrv ja nii edasi. Ja ma tahan siin seda öelda, et paljud ikkagi sellised ehitised Eestis on niimoodi lähemalt süstemaatiliselt uurimata. Nii et rannikul just näiteks Naissaarel on küllaltki suur ettevõtmine sinna minna ja seal me oleme kunagi käinud, aga ka siis me ei leidnud kõiki kindlasti neid üles. Selliseid potentsiaalseid talvituspaiku tähendab. Ja mõned on väga suured. Ja huvitav on ka see, et ka Hiiumaalt on selle kohta andmeid, et sellised betoonehitised, kunagised sõjalise otstarbega ehitised, mis ei pruugi olla väga suured, ei sisalda ka mingeid maa-aluseid tunneleid, seal 100 meetrite pikkusi võivad siiski olla näiteks habelendlasele selline huvitav sobiv paik Eestis just.
Eesti habelendlastele, sest me teame, et habelendlasi me haruharva leiame nendest suurtest maa-alustest talvituspaikadest, no mis on ka kaitse all, aga sellised sõjalised objektid, väiksemad, mingisugused punkrid ja laskepesad ja mis rannikul on, suurtükialused, need on, need reeglina, ma ei teagi, kas kuskil on mõni nendest kaitse all mingi määral. Nad küll võivad asuda, eks ole, kaitsealal, aga kui seal ei ole spetsiaalseid reegleid kehtestatud, mingeid kaitse-eeskirju, mis nahkhiiri kaitseksid, siis sellest palju nahkhiirtel abi ei ole. Jah. No siin on ka huvitav pilt Tartust Pääri tänaval Toomemäe läheduses. Lähedal on, eks ole, siis selline ilus park, mis võib nahkhiirtele küllaltki hästi suvel sobida. On ka hooned, kus on all hiigelsuured keldrid. Ja kunagi seal olid veel hiigelsuured tünnid, kuhu mahub mitu inimest sisse. Nii et see on selline inimtegevuse valdkond, mis kipub ära kaduma. Ja koos sellega kaob ka nahkhiirtele ära üks tüüp varjepaiku, üks võimalus kuidagi hakkama saada. Nii et ma isegi ei tea, mis on praegu sellest hoonest saanud. Võib-olla selles ruumis, mida siin pildi peal on näha, on juba hoopis midagi muud. Võib-olla seal on töötavad ruumid, võib-olla inimesed kasutavad seda aktiivselt, valgustus sees on võetud kasutusele. No tihti sellistesse suurtesse võllruumidesse, mis on maja soklikorrusel, on tehtud mingid muud asutused nii-öelda, kas mingid baarid või kohvikud. Teate isegi, aga enam ei kasutata, enam ei ole vaja kellelgi mingisuguseid suuri kapsetünne, nagu siin praegu pildil on. Ma arvan, et seda kunagi Tartu konservitehas kasutas seda maa-alust ruumi ja tal olid seal suurtes tünnides kapsed sees. Selline lugu. No täpsemalt paar sõna veel ütleks nahkhiirte sellest uuest ohust nahkhiirtele, mis on tekkinud seoses tuuleparkidega. Hakati siis avastama, et nahkhiiri võib leida hukkunud nahkhiiri tuuleparkidest, tuulikute alt. Ja see ei toimunud mitte ammu, aga neid tuulikuidki ju ei olnud 90ndatel aastalt, eriti mõnedes üksikutes kohtades olid, et põhiliselt see on ikka kõik tekkinud peale 2000. aastat ja ajalooliselt siis on nii palju, et minu meelest kõigepealt hakati Ameerikas selle asjaga tegelema ja leiti, et nahkhiirte hukkumine tuulikutes. Ja hakati uurima ja leiti, et teatud kohtades võib see arv olla väga suur, nii et aastas näiteks võib ühe tuuliku kohta hukkuda 40 nahkhiirt mõnes kohas. Ja kui tuulikuid on ka mingi paarkümmend, siis see arv juba on päris suur, absoluutarv, mis iga aasta see toimub siis seal. Ja tihti küsitakse, et miks siis nahkhiired niimoodi lollisti hukkuvad, et nendel on ka ajalokatsioon ja nad peaksid ju tunnetama ära, et seal on mingi objekt ees, miks nad lendavad sinna vastu. Aga selge on see, kui uurida asja natuke lähemalt, et nahkhiirel lihtsalt ajalokatsiooniga ei ole võimalik vältida otsa lendamist pöörlevatele tuulikulabadele, sest selle laba otsa kiirus on enamasti suurem kui 100 kilomeetrit tunnis. Ja kui nahkhiir lendab ja kasutab kajalokatsiooni, siis kajalokatsiooni õhus levimise kiirus on suhteliselt piiratud. Valguse kiirus, eks ole, millega me visuaalselt saame vaadata ja orienteeruda maailmas,
valguse kiirus on midagi muud, aga heli levimise kiirus on umbes 30 meetrit sekundis või 300 meetrit sekundis, nii et see on väga suur erinevus ja asi on ka selles, et reageerimiskiirus on nahkhiirtel ka mingi teatud kindla suurusega ja ta ei suuda reageerida ja arvestada sellega, et millisest suunast see laba liigub ja ta ei suuda reageerida nii kiiresti ja põgeneda laba eest ära, eks ole. Kiirusega 100 kilomeetrit tunnis ei ole võimalik nahkhiirel põgeneda. Nii et sellisel siis nahkhiired hukkuvad ja nagu ma enne ka ütlesin, piisab sellest, kui laba läheb nahkhiire lähedalt mööda, tekib nahkhiire ümbruses õhuhõrendus ja see õhuhõrendus mõjub nahkhiirtele niimoodi, et nendel tekib kopsutrauma, nimetatakse barotrauma, mis ongi surmav. Nahkhiir kukubki surnult maha, kuigi tal mingit otse kokkupõrget ei toimunud. Väliseid vigastusi tal ei ole, kui nahkhiirt hakata uurima, siis on selge, et ta on saanud mingisuguse vigastuse, aga see on sisemine vigastus ja see on kopsuvigastus. Nii et kopsukoed tuleb välja nahkhiirtel väga õrnad. Seda asja ei ole kirjeldatud lindude puhul. No nahkhiire varjepaigad. See pilt on Eestis tehtud. Meil on suurkõrvad. Ja? Suurkõrvad on sellised, kes on üks vähestest liikidest, kes pööningul tihti armastavad olla vabalt. Me saame neid ilusti vaadelda, ripuvad vabalt pööningul, mingite pööningu konstruktsioonide, katuse konstruktsioonide vahel. Ja nad on väga toreda, ilusa, armsa näoilmega ja ilusate huvitavate kõrvadega ja enamasti inimesi need liigid, suurkõrvad eriti ei sega, sest nende kolooniad on väga väikesed. Tihti inimesed ei teagi, et katuse vahel on see koloonia, aga oht on siis selles, et kui hakatakse tegema katusevahetusi või mingeid muid töid, siis kui see koloonia seal parajasti on, juunis-juulis poegumiskoloonia. Alati tuleb soovitada, et tehke töid majades, kus on võimalik, et seal on nahkhiired, kui on kindlalt teada kogunisti, et seal on nahkhiired. Tehke töid siis, kui nahkhiirte koloonia on lahkunud. Augustis, septembris või vara kevadel alustades, siis nahkhiired ka saavad aru, et tööd käivad ja ei hakka sinna maja konstruktsioonide vahele kohta sisse võtma. Siin veel üks hea pilt maha langetatud puust ühe taru juures, kus olid nahkhiired sees. Ja selline puuristlõige näitab ka seda, et kui suur õõnsus seal on, aga kui heas elujõus tegelikult see puu on, kui suured aastarõngad sinna on lisandunud. Ja võib-olla puu on tegelikult oma parimas elujõus ja see, et seal on mingi lõhe ja mingisugune õõnsus, see on selle puu elukäigus loomulik osa ja sellega on ka nahkhiired väga hästi ökoloogiliselt nii-öelda puhastunud, aga kui me nüüd lõikame puud maha, siis me võtame nahkhiirtelt ära ühe väga väärtusliku, vajaliku elupaiga. No me võime asendada neid nahkhiirte varjekastidega, aga kui vähemalt asja uurida, siis selgub, et need varjekastid ikka ei asenda puuõõnsusi, sest nad on välistingimustega tihedas kontaktis, seal mikrokliima on hoopis teistsugune, palju rohkem ebastabiilsem niiskus, soojusrežiim, kõik see on hoopis teistsugune. Nii et nahkhiire uurijad rõhutavad, et varjekastidega ei saa asendada selliseid poegimiskolooniate varjepaiku. Poegimiskolooniatel on palju suuremad nõudmised
tihti on need varjekastid kasutusel nahkhiirte poolt rände ajal, kui nendel ei ole nii oluline, millised tingimused on, kui nendel on vaja lihtsalt varjepaika. Siin on nüüd kuulus maja Palupõhjas, kus on juba vist aastakümneid olnud tiigilendlase koloonia ja see on see Palupõhja looduskooli maja. Seal sai tehtud maja täiskapitaalremont niimoodi, et arvestasime nahkhiirte vajadustega ja tegelikult remont algas augustis, kui tiigilendlase koloonia oli sealt lahkunud ja lõppes kevadel, siis kui enne seda aega, kui tiigilendlased saabuvad, nii et tulidki tagasi tiigilendlased kevadel, järgmisel kevadel ja leidsid eest ühe toreda prao, mis on siin otse katuse serva all ja see pragu oli läinud isegi paremaks, sest enne oli pragu mõningates üksikutes kohtades, aga nüüd töömehed ehitasid kohe pika prao servast servani, mida saavad nahkhiired kasutada ja nahkhiired võtsid selle väga hästi omaks. Nii et on võimalik teha ja selline maja ehitamine nii, et ta sisaldab nahkhiire varjepaika, on kindlasti võib-olla 10 korda parem kui nende nahkhiire varjekastide ülespanemine. Tingimused on täitsa teistsugused. Ma ei tea, nüüd hakkab minu aeg vist otsa saama, ma tahtsin veel näidata mõningaid arvukuse andmeid. No kiirelt võib näidata, et Ülgasel näiteks tiigilendlane, mis on toimunud aastast 1993 kuni siin on andmed 2018. siin graafiku peal, on toimunud arvukuse langus. Järelikult see koht ei ole tiigilendlasele enam nii sobiv, nagu oli enne või on tegemist tiigilendlase üldise arvukuse langusega Eestis või vähemalt Põhja-Eestis. No võt seda me täpselt ei tea, aga selge on see, et me peaksime looduskaitselises mõttes midagi tegema, et ei oleks sellist arvukuse langust. Lohutuseks võib öelda, et aga näete, tiigilendlane Piusas on hoopis kasvava arvukusega. Aga siin on ka sinise joonega nüüd näidatud koopad kokku. Piusas on erinevaid koopad ja siis niinimetatud väiksed koopad punase joonega. Nii et tegelikult ei ole kõikides koobastes arvukuse tõus ja siin võib ka oletada seda, et Piusa suur koobas ongi suhteliselt uus asi nahkhiirtele ja nahkhiired alles asustavad seda, käib selline asustusprotsess Piusas. Nii et me teame, et 70. aastatel veel Piusa suurimas koopas sõitsid seal maal need kaevanduse rongid, eks ole, oli elektrivalgustus. Loomulikult nahkhiired hoidsid sellel ajal veel koobastest eemale ja teada on, et asustusprotsess kestab aastakümneid, ennem kui saavutab mingisuguse stabiilse taseme seal nahkhiirte arvukus. Nii et niisugused on need andmed, mida me oleme saanud koguda talvistuspaikades. Aitäh, Lauri. Aga võtaks ikkagi paar küsimust ka. Esimene küsimus on siin sulle, et kas on uuritud ka putukamürkide mõju nahkhiirtele? No Eestis minu teada ei ole keegi uurinud, aga põhimõtteliselt on see mõju teada, et otsene mõju, kui nahkhiired söövad putukaid ja putukates on mingid mürgid, siis see loomulikult mõjutab neid ka. Aga niimoodi täpsemalt neid aineid, mis rohkem mõjutavad või vähem mõjutavad, ma ei oska praegu peast öelda, aga seda kindlasti on Euroopas uuritud ja Europätsi töörühmades ka sellest räägitakse, et see on ikkagi üks oluline looduskaitseline teema ja mitte ainult putukamürgid tegelikult, vaid ka on olemas sellised mürgid, mida kasutatakse kariloomadel
parasiitide tõrjeks. Ja kõik on ju ökosüsteemis seotud, nii et need mürgid satuvad toiduahelatesse ja kaasa arvatud nad jõuavad ka nahkhiirtele, nii et on räägitud päris palju nendest mürkidest ka, mida kasutatakse hoopis kariloomade puhul, parasiitide tõrjeks. Mida arvatakse, kus talvitusid nahkhiired enne inimkaaslejaks saamist, kui polnud veel keldreid, mõisaparke või vanu kaitserajatisi? No kindlasti oli üks võimalus, et nahkhiired olid rohkem rändelised. Ja kogu Euroopa oli hoopis teistsugune, eks ole. Ja nendel need rändeteed ja tegutsemine Euroopas olid teistsugustel alustel. Aga praegusel ajal on Euroopa selline, nagu ta on, eks ole. Teatud riigid on lagedad, eks ole, metsast lagedad, seal ei saagi teatud liigid elada. Nii et ilmselt on, kui vaadata pikemas ajaskaalas, on toimunud mingid muutused. No see on loogiline, aga me täpselt neid ei tea. Me võime ainult seda öelda, et nagu Eestis ei olnud neid inimtekkelisi rajatisi, siis Eestis, võib-olla oli ka Eestis natuke vähem nahkhiiri. Aga võib-olla nüüd on näiteks Eestis rohkem nahkhiiri, aga kuskil mõnes teises riigis on Euroopas vähem nahkhiiri, sest seal on üldse mets ära kadunud ja inimtegevuse tase on hoopis teistsugune. Nii et nahkhiirtel on võimalus reageerida igasugustele maastikumuutustele teatud määral oma rännetega ja ka need liigid, kes on paiksed liigid, me nimetame neid rändliikideks, teevad siiski päris suuri rändeid ikkagi oma suvistest elupaikadest talituspaikadest, mis on pikkusega mitusada kilomeetrit kuni mitusada kilomeetrit. Nii, aga selge, aitäh veel kord ja nüüd siis palun, Rauno. Mina siis räägin nüüd nahkhiirte uurimisest ja nahkhiire retkedest natuke, ehk siis meetodid ja ekskursioonid koos. Vaatame, proovime sellega hakkama saada ja lõpuni jõuda. Et kõigepealt siis räägin natuke, kuidas nahkhiiri uurida üldse. Me oleme rääkinud, mis nägu nad on ja kust neid leida, aga nüüd vaatame täpsemalt, kuidas teada saada, kuidas saavad teada nii nahkhiire teadlased, kui siis saavad teada ka näiteks täitsa juhuinimesed, kellel enne kokkupuuted pole olnud. Et üks selline peamiseid meetodeid ja ajaloolisi meetodeid ja väga häid meetodeid on nahkhiirte võrgupüük või kinnipüüdmine, mis on invasiivne meetod, eks eeldab looma elutegevusse vahele segamist. Sa püüad ta kinni, sa tekitad talle kindlasti mingit stressi, sa tekitad mingi vale asi ette. See tekitab talle üsanaga mingeid negatiivseid emotsioone, eks. Aga see annab vahel oluliselt rohkem ja paremat infot kui näiteks muud meetodid, millest me kohe rääkima hakkame. Püüdmiseks on vajalik siis spetsiaalne nahkhiirepüügiluba, mida väljastatakse siis vastava oskuste ja teadmiste olemasolul, et Eestis meil sellist spetsiaalset koolitamise süsteemi ei ole või sellist litsenseerimissüsteemi nagu mitmel pool välismaal on. Aga meil üldiselt on vähe inimesi, eks see käib niimoodi näost näkku ja suust suhu, et on teada, kellel on mingi pädevus ja kui on mõni uuem inimene, kellel on tarvis seda teha, siis see on kindlasti tingimus see, et ta teeb seda alguses koos mõne kogenud nahkhiire uurijaga, kes on varem tegelenud sellega. Ja mida see püüdmine meil siis võimaldab teada saada nahkhiirte kohta? Ta võimaldab kõige kindlamalt määrata liiki, et kui meil on ikkagi loom käes, siis me saame pildistada erinevaid määramistunnuseid, me saame vaadata selliseid tunnuseid, mida näiteks nahkhiire detektoriga ei saa, eks nagu selle tõmmu ja habelendase puhul vaadatakse hammastikku, et neid kindlasti eristada üksteisest. Ja on veel selliseid liike, eks, kellel on vaja mõõta siin küünarvart või vaadata mingeid selliseid spetsiifilisemaid asju, ehk see annab meile kõige kindlama liigimäärangu. Siis see võimaldab meil kindlaks teha looma soo, millest annab järeldada,
erinevaid asju tema elukäigu kohta, selle kohta, mida ta võiks teha, mis faas tal on, võimaldab hinnata looma panust, ehk siis peamiselt, kas tegu on täis kasvanud loomaga või on noorloomaga, et noorloomadel vaadatakse siis vastu valgust lennusest siis läbipaistvaid liigeseid ja kui liigese, siin on vahepeal on üks lennuse pilt, eks siin on liiges, kui see kumab läbi, siis on tegu noorloomaga. Ja siis saab vaadata, kas, kui on emane, kas on tegu imetava või tiine isendiga ja need kahte asju kokku panna samavahel, ehk siis vaadata vanust ja sugu ja seda emase siis seisundit, et kas ta on tiine või imetab, saab eeldada, kas seal piirkonnas on siis selle liigi kolooniad või mitte, et see on kõige kindlam või kõige selline inglise keeles öeldakse hard evidence, eks, mitte nagu pehme tõend, vaid kõva tõendusmaterjal. Siis lisaks sellele saab loomasid rõngastada, seeläbi uurida nahkide rändeid ja saab võtta ka erinevat geneetilist materjali, siis kas uurida nahkide viiruseid, baktereid, mingeid seenhaigusi, korjata parasiite või siis ka liikide enda kohta geneetilisi andmeid korjata, sest nahkide liigiline koosseis Euroopas on kohati veel päris segane ja päris palju tehakse Eestis küll ei ole tehtud, eks, aga tehakse geneetilisi liikide uuringuid. Võrgupüük on üldiselt väga hea meetod, aga ta on suhteliselt töömahukas, et enamasti saab siis tegeleda ühe asukohaga ühe öö jooksul. See saab ka põhimõtteliselt üksinda püüda, eks, aga kui püüda sellise korralikuma ja pikema võrguliiniga, nagu siin on Pankranniku ääres Klooga rannakandis, siin on vist kokku oli kuskil 40 meetrit võrke püsti erineva konfiguratsiooniga või erinevate suundadega, et enamasti üksi on kehva selle teha, nõuab mitut inimest, nõuab palju aega ja seega on suhteliselt kulukas, aga ka see info, mida me sealt saame, on siis suhteliselt nagu detailsem kui ainult akustiliste meetodite puhul. Ja siin ma võin silmanigi mõttes siis ühe kaardi, kus on enamus, võib-olla päris kõik ei ole, nahkide taasleiud, mis on siis kas rõngastatud välismaal ja saadud Eestis rõngaga kätte või siis rõngastatud Eestis ja saadud kusagil välismaal kätte. Ehk siit on näha päris pikkasid lende ja siin on ka mõned uuemad, näiteks see kollane siin on üks parginahkhiir, kelle me rõngastasime 2000, number ka. Või 2016 Pastlepas ja saadi kätte siis siin Poola ja Saksamaa piiri peal ühel väikselt saarel, kus on vist sõjaväeosa üks tuletorn ja tõenäoliselt umbes 3 puud, selline suhteliselt lage kaljusaar. Ja siis teine hiljutisem leid on see sinine, see on üks suur videolane, kelle me püüdsime kinni 2017 palu põhjal, seal samas Tiigilendase koloonia lähedal jõe ääres, sügisel noor loomisane ja ta saadi siis kätte siit Berliini juurest nahkhiire kastist, kuhu nad kogunevad siis rändajal ja osad jäävad sinna ka talvituma nendesse kastidesse. Ja see on esimene siis suur videolane, kes on Eestist taasleiuga kuskil kätte saadud jälle Euroopas. Ja võrreldes lindudega on nahkhiirtel selline rõngaste taasleidude hulk on suhteliselt suur, sest et just sellised rändliigid, kes kindlasti sageli koonduvad kindlatesse kohtadesse ja Saksamaal on päris palju nahkhiire uurijaid või ka siin madalmaades, siis käiakse kontrollimas neid kastiliine ja sealt leitakse küllaltki sageli rõngastatud isendeid. Siin on veel üks pilt lihtsalt välitöödelt, et kui on selline suuremat sorti või siuke hea võrgupüügi koht, et siis võib tekkida loomadest siuke järjekord, et siin on nööri otsas loomad, et siin oli vist, see on Saatse muuseumi hoovis seal Venemaa piiri ääres, täitsa Eesti allnurgas, kus on väga-väga hea nahkhiire koht, et siin ootas tõenäoliselt umbes 10 looma mõõtmist ja märgistamist. Valgi üks patrullib võrgu juures, loomuliselt välja võtta, teine meeskond peab siin juba määrama ja mõõtma ja rõngastama ja möllama, et siuke väga ajamahukast ettevõtmine. Nahkhiired on ikkagi koti sees, mitte nööri otsas. Ja koti sees, jah. Koti sees. Jah, just. Keegi neid ei ole kinni sidunud. Ja, nad on riidest kotis
enamasti võib olla ühes kotis mitu tükki ka, siis on sama liigi omad, et videvlast ja mõnda väikest lendast me küll kokku ei pane, aga kui nad on ühest kohast veel lendast, siis nad on niikuinii tõenäoliselt tuttavad ja samast kolooniast pärit. Ja nii, siin on veel üks pilt eelmisest suvest Karulast, et see on siis nahkhiire püügivõrk, see on selline kõrge 9-meetrine võrk ja siin Oliver seab siis üles ultraheli kõlarit, millega saab nahkhiiri peibutada sinna võrgu juurde ja siis tõstab märkimisväärselt selle püüdmise tõhusust, sest et nahkhiired oma kajalokatsiooniga näevad ka seda peenikest võrku tegelikult päris hästi ja selle võrku tuleb sättida sellisesse kohta, kus see tuleb talle natuke nagu üllatusena, et selline konkreetne lennukoridor kuskile vee peale, kus nad tulevad näiteks mööda serva ja on harjunud siit läbi keerama, on väga hea koht või kui on ka ülevad mingid oksad või sellised nurgatagused või siis kui siin taga on kohe mingisugune puude võrad, mis maskeerivad natuke oma kajadega selle võrku, et tuleb trikitada, sest et nahkhiir on kaval, hajub väga hästi väikseid asju ja see võrk on neile tegelikult hästi nähtav, et kui lagedale panna, siis ta tõenäoliselt sinna sisse ei tule, aga selle kõlar siis veel suurendab seda võimalust. See on ka üks nii-öelda RMK tuletõrje veevõtu tiik, eks siit järjest me saime kätte vist mitu tõmmu lendast, aga tõenäoliselt just siin on suhteliselt lage ja nähtav, aga see kõlar on see, mis neid väga peibutab sinna juurde. Tulla vaatama, mis värk sellega on. Ma lisaks siia sellise huvitava asja ju, et nahkhiired erinevalt peaaegu kõikidest teistest imetajatest ei oma sellist põgenemisreaktsiooni inimese suhtes. Nad lendavad rahulikult, nendel ei ole mingi ohtlik asi see, et inimese lõhn on kuskil läheduses. Nendel on ainukene oht on siis, kui keegi neid katsub, siis nendel on see ebameeldiv ja nad püüavad ennast kaitsta. Aga nii kaua, kuni otseselt keegi neid kinni ei hoia, ta tuleb inimesele väga lähedale. Ja see on päris hea mõte siin, jah. Et nad tulevad lähedale ja nad on uudishimulikud igasugu helide suhtes, et siis me alati kõlar olema. Näiteks Hiiumaal oli üks juhus, kus me hakkasime võrke kokku pakkima. Oli juba varane tund, polnud õiget liiki kätte saanud ja siis nägin üks loom lendab mööda võrku ja siis ma lihtsalt plaksutasin kätega, sahistasin töökindeid. Selle peale loom keeras konkreetselt minu poole ja võrku ja me saime selle viimase võrguga, mida me hakkasime kokku pakkima selle liigi ehk tõmmud endasse kätte, mida meil tarvis oli. Ehk nad on uudishimulikud ja neid saab meelitada selliste asjadega, mida keskkonnas tavaliselt ei ole ja see hästi vildub ka selle tuuleparkide jutuga, et ka tuulikud on sellised objektid, mis tõenäoliselt nahkhiirid tõmbavad lihtsalt sellepärast, et neid ei ole seal enne olnud või siis nad on sellises avamaastikus mingid väga-väga suured ja sellised võimsad silmatorkavad asjad. Ja siis saab teha veel üks võrgupüügi rõõgastamise kõrval telemeetrit. Lauri näitas ka pilte, see on siis üks videolan eelmine aasta, kelle me ära siis markeerisime raadiomärgisega ja kelle kolooniaid me siis taga ajasime siin Kesk-Eestis. Videolusele saab panna juba märksa suurema antenni ja saatja kui tiigilendlusele. See on Nateri lend on selle lingi, ma panen pärast siia alla, kui slaidid saab vaadata, näidata ühte jupi. Et siis Nateri lendane on üks selline liik, metsalendane, kelle eristamine ainult heli põhjal võib olla keerukas, vahel on lihtsam määrata, vahel keerulisem, aga kindlasti on selline liik, keda on hea käsitsi üle määrata, et kui on kahtlus, et kuskil lendab, siis on ta hea kinni püüda ja üle vaadata. Et näostekku on ta väga hästi määrata pikkade kõrvade ja oma eeskujulise kannusega, aga heliga võib see olla oluliselt keerulisem. Nii, teine rühm meetodeid on siis akustilised meetodid. Kui enne siin Lauri ütles, et nahkhiired on ainsad imetajad, kes ei karda või tal ei ole see inimese ei hirmu, eks. Teine hea omadus on neil uurimise mõttes, on see, et neid on mõnes mõttes oluliselt lihtsam uurida ka mõnda teist imetajarühma, sest et kui nad lendavad kuskil, nad kogu aeg annavad meile põhimõtteliselt teada, et ma olen siin, ta karjub, ta saadab välja kajalokatsiooni. Kui minna metsa kuskile hunti otsima, siis hunt võib ulguda küll, aga ta kogu selle liikumise aja ta ei karju sulle, eks, et ma olen siin. Et nahkhiir karjub, kui sul on õiged seadmed, siis sa saad küllaltki lihtsalt kindlaks teha, kus ta on sinu ümbruses.
ehk ta signaliseerib enda olemasolust. See on siis akustilised meetodid on mitteinvasiivsed, see ei eelda kuidagi loomaellu sekkumist, eks kui sa kuulad seal tiigi ääres või metsas või pargis või kuskil linnas nahkid selle aparaadiga, siis sa ei häiri teda mitte mingilgi määral. Juhul, kui sa teda lambiga liiga palju ei näita, et selle peale võib loom eemale lennata. Aga kui sa seda ei tee, siis loomal ei pruugigi olla mingit arusaama, et tema sind huvitab. Ja selle veel pluss on see tegelikult, et detektorid võimaldavad infot koguda sõltumata kogemusest, eks. Et kuna helisid saab kaasaegsete aparaatidega salvestada, siis on võimalus lihtsalt väljas käia, otsida nahkhiiri, salvestusi teha ja pärast siis kas raamatu järgi või siis küsida nõu kelleltki teha kindlaks, mis liigid olid. Ja see ei eelda mitte mingit litsentsi, mitte mingit varasemat õppimist, eks muidugi õppimine on hea, kogemused on head, kellegi juures käia õppimise tunde tegemas on väga hea, aga see ei ole eeldus, et saab ka lihtsalt oma entusiasmiga pihta hakata ja mingeid takistusi selles osas ei ole. Ja info, mida me selle põhjal saame, on liigimäärang, mille saab enamasti eks, ja väikeste mööndustega, et on liike, mis on lihtsamini määratavad, on liike, mis on keerukamad ja on liike, keda ainult heli põhjal 100% määrata ei saa, näiteks seesama tõmmu ja habelendlane, kes tarvis kinni püüda ja vaadata hambaid. Siis saab infot veel kolooniate esinemise kohta, aga jälle selliste väikeste mööndustega, et me ei saa kindlaks teha lendavate isendite sugu, nende olukordadeks, kas nad on nimetavad, kas nad on tiined, aga kui kuskil ühes kohas lendab ikkagi väga-väga palju sama liigi isendeid, siis me võime eeldada mõistliku tõenäosusega, et seal ümbruses on selle liigi koloonia. Ja teine võimalus aparaat aitab leida ka varjekohtasid, et kui nad hommikuti parlevad seal oma sissepääsuavade sees või ees või noorloomad näiteks suve keskel kipuvad alguses lendama rohkem pigem koloonia lähedal, siis on võimalik üles leida see koht, kust nad võivad sisse lennata. Eelmine aasta Puurmanis näiteks me leidsime kevadel või mitte kevadel, suvel sellise oksa, saare oksa, mis oli kaardusokseks ja ühest avast läksid sisse nii videlased kui veelendlased. Et kuidas nad seal kohapeal seal sees selle asja ära jagasid, kes ühed paremel teisid vasakule, aga selle detektori teel leiab küllaltki hästi selle asja üles, kui sa tead, kust otsida. Natukene kommenteeriks seda helide määramise asja, et kui ikka täitsa kogemust, et inimene paneb üles ühe helisalvestusseadme ja saame mingeid salvestusi, siis on tegelikult ikkagi suur oht ka teha valesid määranguid, sest nahkhiirte ultrahelid sõltuvad väga palju sellest lennupaigast, kus ta lendab. Minul on olnud päris suur keeruline asi siis, kui tiigi või need suurvidelased näiteks lendavad metsa sees, oma koloonia läheduses. Sellepärast soovitatakse mitte panna nahkhiire detektoreid nendesse kohtadesse, mis on suletud ruumid, suletud lennupaigad, kas mets või koobas näiteks või kelder, sest sealt saadud salvestused on küllaltki raskesti määratavad, vahel ei ole see üldse võimalik. Ja alati me peame teadma, kus on salvestus tehtud, millistest tingimustes. Ja see on tähtis, et teada, kus see on, et see on kindlasti oluline, kui tahta lasta kellegi teisele enda tehtud salvestusi määrata. Ja on ka seadmed, mis salvestavad asukoha koordinaadina, et see hõlbustab seda asja. See on siis näide sellisest, et aparaate on erinevaid siin. On selliseid nii-öelda käsiseadmeid, millega saab jalutada ise ringi, teha salvestusi ja on selliseid, mille saab panna statsionaarselt pikemaks ajaks kuskile, et kui me oleme teinud siin tuuleparkide eelhinnanguid, siis näiteks sellised seadmed, kuskil kuuse vahel on peidus mikrofon ja kuuse all on kast koos aku ja seadmega, et need võivad seal kohapeal olla 5 kuud, et vahepeal me käime küll hooldamas, mälukaarte tühjendamas ja akusid kontrollimas või vahetamas, aga need võimaldavad anda sellise pika ja pideva andmevoo, et selle andmete määramine on küll pärast omaette ettevõtmine ja omaette tegemine, eks. Aga see võimaldab saada sellise pikemas ajaraamis ülevaate, mis seal toimub, mis liigid tulevad, mis ajal lähevad, kas seal on ränne, kas seal ei ole rännet ja millistes ilmastikuoludes need loomad seal kõige aktiivsemalt lendavad.
Ehk siis on olemas sellised käsiseadmed ja sellised seadmed, mida saab kasutada statsionaarselt natuke pikemalt ühe koha peal hoides. Jah, et ta võimaldab, siin on siis üks aegrida ühest uuringust, mis hakkab 1. mail ja lõpeb siin septembri lõpus ja siin on ilusti näha, kuidas juuli lõpus toimub selline märkimisväärne nahkide arvukuse kasv. Vahepeal ilmselt oli halb ilm ja siis augusti lõpus on jälle rohkem, et siin lõpus minu mäletamist mööda oli rohkem rändliike. Ränne kipub meil toimuma sellisel ajal ja siin augusti alguses kipub olema niimoodi, et siis on selline suur lendlaste arvu tõus olema meil mitmel pool. Ja viimased isendid on siis septembri lõpuni ja isegi tegelikult edasi kauem hoida. Aga et see aktiivsus kõigub päris suurel määral sõltuvalt hooajast. Ja mida sellised aparaadid meil võimaldavad, siis et see võimaldab koguda infoteks pika aja vältel ja küllaltki ruttu ja palju, eks mõningate mööndustega küll, aga põhimõtteliselt on võimalik panna mitmesse punkti aparaate salvestama üheks ööks, et ei ole nagu võrgupüügil, et sa pead kindlasti püsima ühe koha peal, vaid saab kasutada neid statsionaarsemaid aparaate ja jagada enda siis tööd. Et mõlemal variandil on omad eelised ja plussid. Alati on hea, kui minu uudija seal koha peal on, aga alati see ei ole võimalik, et see on näide vast eelmise aastast tööst, kus me siis katsime Eestis ruute, kus ei olnud nahkhiire vaatlused veel olemas või neid oli vähe. Nahkhiire detektorid, me jõuame selle teema juurde, mis siin küsiti enne, et viimastel aastatel on tekkinud selliseid aparaate ka, mille hind on suhteliselt mõistlik. See Petersoni 240X, mis on küllaltki vana aparaat, mis nõuab välist salvestajat, tal on omad muud hädad ka kohati, aga ta on väga töökindel, väga hea, kestab, ma ei tea, kaua Lauri oma kestud on, minul on üle 10 aasta see toiminud ilusti ilma probleemideta. Aga see maksab kuskil vist kas 1300 eurot või midagi sellist. No minul on vist 20 aastat kestnud. Jah, aga nüüd on tekkinud ka sellised aparaate, mille sa saad panna oma telefoni külge, siin on helikaart, iseseisev ja ultraheli mikrofon ja võimaldab siis telefoniga salvestada ja nende hinnad jäävad seal, hakkavad kuskil 250 lähevad seal kuskil 400 kanti üles. Ehk see hinnavahe on märkimisväärne ja selle salvestiste kvaliteet on ta salvestab ultraheli nii nagu on, kui see Peterson näiteks salvestab aegustatud heli välja ja see lisab ka siis GPS koordinaadid vaatlustele. Ehk siis see telefoni lisa on sellisele nahkhiire huvilisele, ma arvan, juba küllaltki mõistlik töövahend ja see hinnaklass jääb ka juba enam-vähem sinna korraliku binokli kanti, et mitte juba kallimaks. Ja siis on sellised statsionaarsed seadmed. Ja siis üks selline lihtsam aparaat, mida ma olen paar aastat mõelnud, et võiks endale ühe lihtsalt huvi pärast tellida, on Tatseeker, seda tehakse Kanadas. Ja see on kindlasti kohe kõige selline taskukohasema hinnaga, et on umbes 40 eurot, sõltub, millise postiga nad saadavad, eks. Ja see on tegu siis sagedusjagamise aparaadiga, seal ei ole ühtegi nuppu, mida sa pead kruttima, seal ei ole ühtegi mingit seadistusteks, aga sellega kuuleb, kas nahkhiir lendab ja selle rütmi järgi ja heli järgi on täitsa võimalik ära õppida suur osa liike, kes need lendavad. Ehk kui keegi tahab lihtsalt vahel kuulata või oma loodusretkel vahel õhtul, kui nahkhiired ka välja tulevad, lasta nahkhiiri ja natuke rääkida üldist juttu, siis see on üldiselt, ma arvan, selline hea taskukohane lahendus selle asja jaoks. Küsimus kohe võib vahele küsida, kas need, mis pannakse nutitelefoni külge, nendel vist ei olegi seda võimalust, et sa kuuled kõrvaklappidega? Kuuleb. Jaa, kuuleb ikka klappidega. Ja kõigil kuuleb nii palju, ma olen uurinud neid. Ei no, aga kas sa kuuled reaalajas või kuuled mõne aja pärast? Ei, nad simuleerivad heterotüüni. Aga siis see on ikkagi teatud hetke pärast, mitte kohe reaalne. No suhteliselt seal erilist viivet ei ole. Ma võin sulle näidata mõnikord. Aga see on ühesõnaga kõige taskukohasem nahkhiire detektor, mida ma tean. Ma endale ei ole veel ostnud, aga ilmsesti sügeleb. Ma tahaks näha, mis aparaadi siukse raha eest saab. Ja see ei ole üldse mingi reklaampostitus, sest et mul ei ole siin midagi mängusega.
Nii, siis siin ma näitan neid helispektreid, mõne liigi omasid. Et need näevad küllaltki erinevad välja nahkhiirtel. Siin on mitmed tunnuseid, mida siis vaadatakse. Vaadatakse sagedust, kus ta on kõige valjem. Et siin püstskaalal on siis helisagedus kilohertsides ja siis horisontaalskaalal on aeg. Siin on näha, et suurvideolane on 20 kilohertsi peal. Veelendasel on juba sagedusvahemik üldse hästi lai, aga see alumine ots on seal juba kuskil 30 ümber, et ta juba oluliselt kõrgem. On parginahkhiir ja põhjanahkhiir, kes kuju järgi on võib-olla küllaltki sarnased, eks, aga see heli on kõige valjem, on põhjanahkhiirel siin 30 kilohertsi, parginahkhiirel umbes 40 ja see intervall ka, et kui sagedasti loom häält teeb, on ka oluline määramistunnus. Nii, ja on siis väljavõte jälle meie sealt nahkhiirte õpimapist. Ehk siis siin ongi öeldud see, mida Lauri juba enne ütles, et määramise puhul on oluline biotoop ja võimaluse looma nägemine, et muidu võib olla asi keeruline või keerukam ja sest erinevates oludes muudavad isendid heli märkimisväärselt. Et just kui see suur videolane, kes siin oli, kes on hästi madala ja aeglase heliga lendab puude vahele, siis võib ta ootamatult saada väike videolane, kes on palju kõrgem ja palju kiirema heliga. Siin on siis ära toodud 3 võib-olla kõige hõlpsamini eristatavat liiki võib-olla alguseks. Ehk siis suur videolane on hästi aeglane, 20 kHz peal häält tegev siis põhjanahkhiir. Selle detektori saab enamasti välja valida selle sageduse, mida sa kuulad ja selle järgi timmida, et kust loob kõige valjem on, siis vaadata seda kilohertsi, kust ta kõige valjem on. Veelendane, kes lihtsalt lendab mööda vett või madalalt ja teeb tihedat plaginat. Ehk need on 3 head algaja liiki, ma arvaks. Ja kui mõlemad meetodid kokku panna, siis siin on lihtsalt eelmise aasta tööst üks kaart, kus on liikide arv, mis on 10x10 ruudus siis teada. Ma ütleks, et Eesti on küllaltki tihedalt kaetud mingitegi vaatlustega ja suures osas ruuturist on ikkagi mitu liiki juba teada, et siia tegelikult lisandus ka poisu uusi vaatluseid eelmisel aastal. Ka Ruhnule saime ühe liigi juurde. Nii, nahkhiire retk. No see on selline osa, millest me rohkem räägime tõenäoliselt, kui me läheme sinna väliretkele, aga ma panin mõned oma mõtted siia kirja, et kuidas valida asukohta, et kuna nahkhiiri võib leida siiski suhteliselt erinevatest kohtadest, eks, sellist kohta, kus ühtegi nahkhiirt mööda lenda, kui see statsionaarne aparaat sinna seisma panna mõneks ajaks on väga keeruline leida minu kogemusel. Aga retke jaoks oleks hea minust valida sellised kohad näiteks, kus on teada või võib eeldada, et on palju liike, kus on olemas liikumiseks, sest et sellises kuskil raielangil või metsas või kitsal jõeserval on suhteliselt nagu halb ja ohtlik seda teha grupiga, siis seal võiks olla mõni veekogu, sest et veekogu tõmbab nahkhiiri. Enamus liike liiguvad mingi aja vähemalt veekogu ümbruses, seal on sageli olemas veelendased, kõige tavalisem liik. Ja lisaks käivad nahkhiired veekogudel joomasöö jooksul. See on alati liikide kogunemise koht. Ja kohas peab olema piisavalt pime, et ta ei ole väga lampidega valgustatud, et kui mõni park muidu võiks olla sobilik kõigi tunnuste poolest, seal on vanad puud, see on piisavalt hõre, et seal saaks lennata, aga kui see on öösel väga-väga intensiivselt valgustatud, siis ei pruugi seal nahkhiiri olla. Näiteks Tallinnas Kadrioru pargis on see eesosa, mis on hästi valgustatud ja tagumine osa, mis on palju pimedam, kus on nahkhiiri palju rohkem. Ehk siis sobikski pargid ja öökaldad ja igasuguste veekogude kaldad sellisteks retkedeks. Millal neid korraldada? Ma lisaks veel ühe asja, mis minu meelest on väga tähtis. Inimesi huvitab see, et oma silmaga näha nahkhiirt. Ja suveöödel meil on võimalik, Eestis on väga hea, valged suveööd jaanipäeva paiku. On võimalik valida selline koht, kus suur osa põhjataevast on avatud ja siis selle heleda põhjataeva taustal meil õnnestub vahel väga ilusti jälgida nahkhiirte lendamist. Et see on väga hea, kui retke mingis osas on selline hea vaatluskoht, kus saab vaadata ka visuaalselt. Ja, see on õige. Nahkhiir tegutseb. Ja teine on veekogudeks, saab lambiga näidata. Ja millal seda teha, siis üldiselt saab teha terve selle suvise perioodi
aga minu kogemus on see, et kuskil jaanipäevast kuni juuli, ma ei tea, teise nädalani enamasti inimesed väga vaimustuses ei ole, sellepärast, et kui me vaatame nüüd seda, millal pimedaks läheb, see läheb väga-väga hilja, eks. Ja kui nahkhiire seiret teha vahel siin jaanipäeva paiku, siis esimesed loomad tulevad alles peale 11 välja, sõltub muidugi kohast. Aga üldiselt siuke mai lõpp, juuni esimene pool ja siis august on väga head kuud. Saab mõistlik alustada. Taevas on alguses veel piisavalt hele ja on nahkhiiri hea jälgida. Ja nahkhiired hakkavad siis lendama umbkaudu tund peale päikseloojangut, augustis natuke varem, siis läheb kiiremini pimedaks. Ja retke on üldiselt hea alustada niimoodi, et esimene ots näiteks planeerida pargis sellisesse kohta, kus on puud ja on teada, et on hämar, sest et esimesed loomad tulevad välja hämarasse kohta puude vahele ja siis sageli leiabki seal sellise lagendiku, kus teid saab jälgida taeva taustalt tiirutamas. Ja siis hiljem saab sealt liikuda välja kuskile veekogude serva, sest et seal on valgem ja sinna jõuavad loomad sageli natukene hiljem kohale või kas jõuavad kohale, aga nad ei julge ennem välja tulla lihtsalt. Nii. Varustus, mida on tarvis või mis on hea, eks, on nahkhiire detektor. Selline eraldi käes olev plõgisev detektor on mõnes mõttes retke jaoks parem kui telefon, sest telefoni omadega minu kogemusel kipub olema see, et neil endal ei ole sees vooluallikat ja nad kipuvad suhteliselt ruttu seda telefoni akut kurnama. Vähemalt selle Petersoni omaga, mis mul on juhtub niimoodi, võib-olla see ameeriklaste on natukene rohkem optimeeritud, aga siuke heterodüün detektor, mis plõgiseb, on retke jaoks juba päris hea vahend, et ei pea olema just mingisugune selline kallimat sorti ja GPS-iga varustatud. Siis nahkhiire lamp on alati hea, et saab veekogu peal jälgida, kuidas nad lendavad, sest et veelendaseid sageli näebki kohta valida ja see on inimestele siuke kõva emotsioon, kui neid lambiga seal taga ajada ja saab neid jõe peal või järve kohal jälgida. Ja siis nagu siit Mati selet on näha, siis siuke kass hoiab ka alati seltskonnas tuju ülevale. Ja see tegelikult minul ka on juhtunud korduvalt niimoodi, et on siuke grupiga retk kuskil nahkhiire ekskursioon ja siis millegipärast võtab üks kass sappa ja jõlgub pool retke kaasas. Et ükskord juhtus lausa niimoodi, kui me püüdsime Toomal enda soo juures, see oli üks kass, kes üritas terve õhtu meiega nagu aega veeta, kui käisime loomast võrgust välja võtmas, siis ta üritas nahkhiiri sealt kotist, kus nad rippusid alla krabada, siis me pidime temaga kurjustama ja ära ajama. Sihukese ekskursioonil on ka rohkem kui, ma ei tea, 3 korda olnud kassid, kes lihtsalt jõlguvad kaasas terve rühmaga. No kassid kuulevad ju ultrahelisid. Nad väga on sellest sisse võetud, kui nahkhiire koht on, kus palju nahkhiiri lendab. Siis nad tulevadki neid nahkhiiri seal kuulama nii-öelda. Ja sellepärast mul siit Mati ekskursiooni pildilt oligi kohe tore näha, et ka teistel on juhtunud, et kassid jõlguvad kaasas. Nii ja seda ma juba näitasin. Ühesõnaga, see on siuke ekskursiooni jaoks, ma arvan, algusest täitsa adekvaatne ja mõistlik väljaminek või see tundub väga hea variant alguseks. Nii, siis teemad, millest ma tavaliselt räägin, võib rääkida erinevatest asjadest, eks. Aga enamasti, mis inimesi huvitab, on see hiired ja nahkhiired, eks, temaatika, see, mida me esimeses loengus rääkisime. Siis nahkhiirte aastaring huvitab inimesi, miks nahkhiiri kaitstakse, sageli on teada, et on kaitse all, aga miks, seda peab põhjendama. Ja 2 sellist minu jaoks kõige olulisemat teemat, mida ma proovin alati sinna kuidagi jõuga sisse panna, isegi küsimusi sinna ei lähe, on see, et kuidas käituda, kui on plaan maja remontida ja et talvel tasu koobastesse minna, et need on need, kui Lauri eelmises loengus ka rääkis, 2 võib-olla kõige suuremat kaitsealast probleemi Eestis, eks, et iga selle retke nagu siuke kaudne kasu võiks olla see, et nende kohta on inimestele antud mingi teave ja nad teavad, et kuidas edasi käituda, et kui on plaan suvilat remontida, elumaja, kus sa tead, et on nahkhiired ja siis rääkida sellest ka, kuidas leida nahkhiiri, kas on majas ja kuidas enne kontrollida või et see on vajalik. Ehk siis retkel võiks olla selline looduskaitseliselt nagu kasulik aspekt alati juures. Ja päris... Ühe asja lisaksin,
On huvitav asi toimunud, et me oleme nii palju rääkinud, et talvel ei tohi nahkhiiri segada. Ja võib-olla ei ole nii palju rõhutanud, et koobastes on see just oluline. Aga Ja, oma moosikeldrisse nüüd, kui inimene läheb moosi järgi või kartulite järgi, mis seal keldris on, see ei ole üldse oluline segamine. See on niivõrd lühiajaline ja nahkhiired on sellega näha, et nad ei võta seda üldse, see ei mõjuta. Ja nad on tõenäoliselt harjunud sellega ja nad teavad. Keldrites on asi teine. Seal võib rahulikult käia ja väga hea, kui inimesed käivad ja kasutavad keldreid. Siin tuleb rõhutada ka seda, et see on väga tore, et te kasutate keldrit. Seal on teil kartulid ja see on nii kaua, kuni te saate seal kartuleid hoida, on see nahkhiirtele ka oluline ja hea koht. Aga kui kelder on maha jäetud, siis tavaliselt muutub nahkhiirtele kelder ka mitte sobivaks. Ja siis tuleb veel valmis mõelda kindlasti vastused küsimustele, et teemadel nahkhiired, valge lina, blondid juuksed, heledad T-särgid, et iga kord tuleb kellelegi rääkida ja minu seletus on, ma olen proovinud seda valge lina asja ja ei ole veel näinud, et nahkhiired maanduksid, aga nahkhiiri on oluliselt lihtsam märgata, kui ta lendab heleda rippuva voodilina eest läbi, kui ta lendab pimedusest läbi. Ja teine asi, see lina meelitab putukaid, et nad võivad sealt eest ka natuke sagedamini minna, aga selle valge vastu otseselt, ma arvan, neil ei ole erilist tõmmet. Siis on see vampiiri teema, mida alati küsitakse. Et kui nüüd teha retkeks, siis vastus ei tohiks kindlasti olla, et ma ei tea, võib olla. Siis tuleb kindlasti seletada, et on 3 liiki ja need ei ela mitte Transilvaanias ja Euroopas, vaid Lõuna-Ameerikas ja Kesk-Ameerikas ja ei ründa inimesi ja ei ole sellist nagu filmiohtu. Ja siis veel küsitakse sageli retke lõpus, tuleb mõni inimene, otsib telefonist välja pildi, küsib, mis liik see on, mis on talvel tehtud seal moosikeldris. Siis tulevad 2 sellist nägu vastu, et põhjanahkhiir või pruun suurkõrv, teisi enamasti keldris ei ole. Et põhjanahkhiire tunneb hästi ära selle järgi, et tal on selline hästi must nägu, eks. Ja selline lai must nina, et mulle meenutab see lehma nina, et kui lendlastel on selline väike nagu selline mummu moodi rohkem, siis see on selline lai selline lehma nina ja ta karv on selline 2 värvine, et alt tume pealt selline hele nagu oleks blondi uksevärveks välja kasvanud. Ja siis on suurkõrv, kes on selline pruun ja tokerjas, kellel talvel ei ole küll kõrvasid näha, on näha traagused, aga kõrvad on topitud siia lennus alla peitu, et on selline rombja kujuga. Need on 2 liiki, kelle kohta näeb alati nahkhiire hetkel pilte ja küsitakse, kes nad on. Ja ma tegin lõppu paar sellist slaidi, et kus saada mingit infot veel, kui tahta lugeda juurde või oma teadmisi laiendada, sest et tänane aeg on suhteliselt piiratud. Üks variant on selle sama projekti raames valminud nahkhiirte õpimapp, mille leiab üles Elfondi nahkhiirte leheküljelt, et seal on põhimõtteliselt käsitletud mingil määral kõiki neid teemasid, millest ma siin retke juures praegu rääkisin. On nahkhiirte aastaring, on ränded, on suvised elupaigad, mida nad talvel teevad, kus nad majades on lihtsamate liikide määramine ja siis on ka selline kerge väike nahkhiire varjekasti jutt ja selle renoveerimise jutt siin juures. Siis on veel eesti keeles olemas sellised raamatud. Ma lisan võib-olla selle õpimapi kohta, et ma panin selle lingi juba kõigi jaoks ka chatti ja märkisin sinna ka ära, et koolituse teises etapis saavad osalejad selle õpimapi endale ka füüsilisel kujul. Et ei ole vaja neid hakata välja trükkima endale, vaid et siis need, kes osalevad koolituse teises etapis, saavad selle endale lamineerituna väliolukorras kasutamiseks füüsilisel kujul. Just, nad on eraldi mapi sisse käivad, lahti olevad lehed lamineerituna ja just, et saaks nagu sellised küljed, mida saab ka näidata retkel kaugemalt. Eesti keeles on sellised raamatud, Eesti imetajad ja siis sellest tegelikult selle esimene variant on Tartu Ülikooli õpik, mis on PDF-ina täiesti vabalt kättesaadav nende veebikeskkonnast. Ehk siis, kui kodus ei ole raamatut, saab ka siit täpselt sama juttu lugeda. Siin on siis liigi kirjeldused ja natukene üldist juttu. Ja siis Mati Maasingu raamat Eesti nahkhiired, mis ilmus vist 2015 äkki.
kättesaamisega võib 2015 natukene mis on Eestis tehtud ja mis Rauno, osa su juttu läks kaduma, sa kadusid vahepeal ära, kui sa kõrvale keerasid. Mul läks kohe jamas. Nii, nüüd kostun. Ühesõnaga, seda raamatut võib-olla raskem saada, aga võib-olla Matil on mingid eksemplare veel või kuskil liigub. Et see on suhteliselt hea ülevaade Eesti teadmistest. Siis natuke väliskeelset kirjandust, et on selline Briti ja Euroopa nahkite käsiraamat. Siin on niisugust üldist ökoloogilist juttu ka, aga siis on liigi tutvustused ja liikide määramistaberid. Väga ilusate piltidega niisugune taskuformaadis hea raamat. Ei maksa eriti palju, headel aegadel saab 25 €, kui on allahindlused. Ja siis selline nahkite evolutsiooni ja kaitseraamat Altenghami oma, mis on väga hea selline lihtne popteaduslik lugemine ja väga hea silmaringi raamat. Et see on olemas meil mõnedes raamatukogudes ka Tartus kindlasti ja minu arust on Tallinnas ka olemas. Ja siis on sellised tasuta asjad veel, nagu Bats in the Anthropocene, niisugune raamat, mis tuli mõned aastad välja tagasi, õnneks küll open accessina, ehk siis siit Springeri kirjastuse lehelt saab selle täiesti tasuta PDF-ina alla ja seal on suured peatükid, see sama viiruste teema on mitmekümnel lehel kajastatud, on tuulikute teema, on, ma arvan, ka keskkonnamürkide teema, et niisugused suured tänapäeva probleemid nahkhiirtel on niisugusest lihtsasti loetavas, aga teaduslikus võtmes väga hästi laiali kirjutatud, et kui on mingisugune teema, mis jääb siit kripeldama, nagu see sama pestitsiidi teema või tuulikud, siis sealt saab sellise hea ülevaate mõne aasta taguse seisuga. Et see on, ma arvan, viimase kümnendi üks nagu parimaid ülevaate raamatud nahkhiirtest. Ja siis loomulikult Eurobats, mida Lauri mainis, annab ka välja selliseid brošüüre ja ka selliseid natuke kogukamaid kokkuvõtteid erinevatel teemadel, et kui siin Val küsis valgustuse kohta, eks siin on just eelmine aasta tuli välja või üle-eelmine juba vist nahkhiired ja valgustus, selline kokkuvõte, mida me teame, kuidas käituda. Siis on veel selliste oluliste toitumisalade teema siin ja siin on tuulikud ja siin on veel neid publikatsioone, eks praegu on 9. number ja 10. on ettevalmistamisel, ehk siit saab küllaltki hea ülevaate, kui on kellelgi tarvis mingit kaitsealas temaatikaga ennast natukene sisse süüa ja kokku viia. Vot, jõudsingi lõpuni. Natuke nüüd küsimusteks rohkem aega, mis ma arvan, et on hea. Väga hea, see on tõesti väga hea. Et tänan Rauno jälle kõigi nimel ja siis võib-olla siis asukski kohe nende küsimuste juurde, mis meil eelmine kord jäid siin eelmise lõpus jäid natukene seisma, olid siis valgustust puudutavad küsimused. Et kas on olemas valgustust, mis nahkhiirtele vähem häirivalt mõjub ja kas seda saaks kasutada meie mõisaparkide valgustuse ümber tegemisel? Selle valgustusega minu põhiline seisukoht on alati see, et kõige parem valgustus nahkhiirtele, et ei pea minema üldse nii tehniliseks, et mõelda nende värvispektrite asjade peale, vaid tuleb valgustada seda, mida on tarvis ja siis, kui on tarvis. Ehk siis, kui on tarvis valgustada käiguteid, siis peakski valgustama ainult käiguteid ja panema peale katted, mis ei lekita selle valgust nagu ülesse poole paremale vasakule, vaid on suundvalgus ja postid on pigem madalad ja võrad jääksid pimedaks. Ja teine asi, mida tehakse sageli, on see, et valgustatakse mingeid suuri puid alt üles täiesti arusaamatud põhjustel, sest talvel ta võib olla kaugelt mingisugune vaatamispääsus, et suvel sa näed lihtsalt niisugust ebameeldivat heledat kohta pimedas pargis, et kõik peegeldub lehtedelt tagasi, et valgustada seda, mida on tarvis, need teed, kust inimesed tõenäoliselt liiguvad, muu jätta lihtsalt pimedaks, et ei ole mõtet minna täitsa hulluks lihtsalt, et paneme kõrged suured postid, mis näitavad igas suunas ja juhuslikke selliseid valgusvooge. See vastab ka mõneti vist siis Valli küsimusele siin, et kas on vahet ka, et kui on madalad valguspostid meetri kõrgust, mis ainult teed valgustavad, et ei oleks kõrgeid maste, et siis see ja sain tuge juurde. Just, see on õige, sest et kui üles jääb pime ala, siis ongi kõik hästi põhimõtteliselt. Ja vältida niisugust asju ka, mida ma olen viimasel paaril aastal kohanud,
et tahetakse sildasid alt valgustada, et näeb kena välja, LED-ribaga on seda hea teha, eks, aga kui sealt läheb alt läbi sihuke korralik mingi jõgi või oja, kust võivad lendasid lennata, siis sinna kindlasti mitte lampe panna. No kuule, kalad ka ju. Ja kalad ka, jah. No siis on see Vallil siin veel kommentaar selle keldrite kohta. Ma saan aru, et oluline on, et uksi ka keldritel lahti jäetaks pikaks ajaks, et siis muidu on see kasutus küll okei, aga kui uksed lahti jäetakse, siis see enam ei ole. Aga no tõenäoline muidugi keldritele puhul on nii või teisiti, et inimesed ei jäta oma moosikeldri ust pärani lahti talvel. No, mida vajalikum see kelder inimestel on, seda paremas seisust enamasti on ka nahkhiirte jaoks. Jah, nõus. Siis on siin küsimus selline, et kui palju selle aasta loendusel Piusas nahkhiiri kokku tuli? Ma võin kõhutunde pealt võin öelda, et pigem tundus nagu suhteliselt hea aasta, et midagi drastiliselt vähe ei tundunud. Et kui siin on viidatud nüüd selle sooja talve peale, siis pigem see eriti mõjuta, sest Koopas on suhteliselt stabiilne see kliima sõltumata aastaajast. Et küll suurkõrvasid ja põhjanahkhiiri võib olla vähem siukse sooja ilmaga, aga ei tundunud väga palju vähem see aasta. Ei ole kokku võtnud neid Piusa loendusandmeid.